No nii, tere pealelõunat. Rahvusvahelisel konverentsil nimetatakse seda faasi siin siis cemetery hour ehk siis kus kõik on kõht täis ja uni peal. Et üritame siis selle vererõhu üles ajada nii fantastiliselt exciting teemaga, nagu seda on siis intellektuaalne omand ja materiaalne vara. Minu nimi on Siim Kinnas, olen viimast nädalat teisis intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde valdkonna juht. Ja räägiksime täna siis sellest, kuidas see teadmus, mis avalikus sektoris idee poolest võiks ju tegelikult kõigi nende ägedate innovaatiliste hangetega loodavat või luua, kuidas see panna siis täiendavat väärtust looma. Ja see hüpotees, mida me siin tõstatame, ongi see, et see võiks olla läbi materiaalse vara intellektuaalomandi tööriistade. Ja kui me siin hakkasime planeerima seda töötuba, siis me mõtlesime, et meil antakse väike tuba, et me saame panna teid ümber lauda, saame te päriselt tööle panna. Ja siis öeldi meile, et registreerinud on umbes 100 inimest. Ja siis mõtlesime, seda natuke laudade jaoks palju. Nii et me lahendame selle olukorra hoopis niipidi, et me teeme kõikide enam-vähem ühe lainele viimiseks hästi kiire loengu või seminari moodi asja. Võtab 10-15 minutit loodetavasti. Ja siis me läheme tegelikult sinna, kus me kasutame teid Foresighti mõttes sellise Delfi oraaklina. Ehk siis crowdsource'ime teie summaarset teadmist ja hinnangut ja arvamusi nende mõtete kohta, mis me oleme siin arendanud, et kuidas seda immateriaalset vara võiks siis väärindada. Miks me seda niipidi teeme, on tegelikult vana Austria sõjatarkus on see, et ükski lahinguplaan ei ela üle esimest kontakti vaenlasega. Nii et kui me isegi välja mõtleks mingi kohutavad ägedad põhimõtted selle võrra, siis tõenäoliselt niipea, kui me nendega välja tuleksime kusagil päriselt, siis kohe leitaks 10 miljonit viga, et miks need niimoodi ei võiks olla. Kõige mõistlikum on tegelikult lähenemisviis sellistele asjadele arenduste juures on teha nii, nagu näiteks MIT-s õpetatakse siis disciplined entrepreneurship selle metoodika raames on see, et tapa oma lapsukese kõigepealt ise ära. Et selle võrra, kui sa sellega hakkama ei saa selles suhtes, siis tõenäoliselt maailm ka ei saa. Nii, lähme natuke morbiidsest teemast edasi. Et miks me siia kõik tulnud oleme, on ikkagi see, et me tahame sellest teadmusest, mis me avaliku sektorina kogu aeg tellime ja laseme luua enda jaoks. Et kuidas sellest saaks rohkem mingisugust väärtust luua, et see mingit kasu tooks eeldatavasti ühiskonnale. Äge on, kui see toimub läbi ettevõtlikkuse instrumentide, aga see ei pea olema ainus viis. Ja üks meetod, kuidas seda teha, näiteks on siin samas kõrval olev joonis, mis pärineb siis Chesbrough raamatust Open Innovation. Chesbrough on siis avatud innovatsiooni kui ühe ärimudeli siis looja või autor oma siis uurimustöös Harvardis, kus ta siis kirjeldab seda, et kui muidu on kinnine innovatsioon on see, kus ettevõte toimetab enda sees, teeb enda jaoks mingisugused arendusi. Samamoodi, mingi avalik sektor teeb enda jaoks mingeid arendusi. Ne kogunevad neile sinna kõhu alla ja keegi väljaspool ei näe, mis toimub. Et kui seal näiteks arendatakse midagi, mida ei võeta kasutusele, siis sinna see jääbki mädanema, eks ole, keegi seda ei kasuta. Avatud innovatsioon muudab asutuse ja organisatsiooni ja ettevõtte seinad põhimõtteliselt selliseks pool läbilaskvateks. Et innovatsioon ja teadmused saavad läbi organisatsiooni seinte liikuda sisse ja välja poole. Ja näiteks kui organisatsioon tuvastab, et tal on mingi puudujääk mingis teadmises või tehnoloogias, milles iganes, siis ta saab selle imendada kusagilt kaugemalt endale sisse tõmmata, eks ole, kuidagi kasutusele võtta. Või kui tal endal on mingi teadmuse tükk on üle, siis ta võib sellest teha, ettevõtte võib sellest teha spin-offi, avalik sektor võib selle kuidagi muud moodi kättesaadavaks teha. Väga levinud, eks ole, ülikoolide puhul näide on see technology licensing, ehk siis näiteks oodatakse ülikooli käest, et litsenseerige oma tehnoloogia kuhugi poole välja. Teadaolevalt see ei ole väga lihtne ettevõtmine tegelikult. Aga need võimalused tegelikult kõik on seal olemas ja need võimalused on suuresti võimalikuks tehtud intellektuaalomandi tööriistadega. Me siin täna arutamegi, et mis need tööriistad siis on ja kuidas meie saaksime need tervikuna kõik kasutusele võtta siin avalikus sektoris. Üks selline hea näide, ma isegi ütleksin väga igapäevane näide, on olukord, kus asutus või tellija või siis hankija võtab kõik õigused arendusele endale, eks ole. See on aeg telg vasakult paremale, et mis iganes ajaraam siis on, kui pikalt see projekt kestab, projektil enamasti on algus ja lõpp ja mingisugune tulemus. Et kui asutus otsustab, et meil on olemas niisugune imetabane taust teadmine, IMV siis immateriaalne vara lühendina.
et meil on olemas seal näiteks andmed ja meil on mingid protsessid ja me tahame seda kuidagimoodi parendada enda jaoks, eks ole. Ja siis on meil see ettevõte või see täideviija, kes lõpuks hanke võidab, seda tegema hakkab, neil on oma mingi taustteadmine, mingi oma immateriaalne vara. Nemad näiteks oskavad seda, neil on mingi sisemine tarkvara, mida nad oskavad rakendada, mida oskavad arendada ja mingi oskusteave, kuidas seda rakendada mingite teiste andmete peale, eks ole. Ja nii nad ütlevad, et me oleme väga head pakkujad selle nii-öelda asutuse tellija probleemi lahendamiseks, et tulebki projekt. Mis iganes raamistikus see projekt on, ei ole oluline antud juhul. Projekt kestab mingisuguse aja ja selle tulemusena saab tellija kätte mingisuguse tüki, mis tal vaja on ja kui me vaatame seda puht nii-öelda sellises helikopteri vaates, siis on lihtsalt järjekordne tükk immateriaalset vara, mis antakse siis asutusele kuidagimoodi üle, et kas ta on mingi raport, kas ta on mingi programm, mis iganes ta siis on. Et näiteks antud juhul uus tööriist, mida asutus hakkab kasutama, näiteks seesama padi näiteks, mida me kuulsime eelmisest ettekandest. Mida me väga sageli tellijana ei aruta või võta arvesse, on see, et selle ettevõtte täideviija juures samamoodi tekib ka nende jaoks uus immateriaalne vara, millele samamoodi on tegelikult väärtus ja seda immateriaalset vara võib olla isegi rohkem kui see, mis meile lõpuks üle antakse või mida meil vaja on. Sinna tekivad uued oskused, uus tarkvara, uued andmed, uued disainid, mine tea äkki isegi mõni leiutis. Hoidku jumal. Ja ettevõte võib tahta või see täitja võib tahta sellest lõpuks kunagi äkki, kuule, aga see nii hea asi, ma tahaks teha sellest uue toote. Ja nüüd juhtub niimoodi, et kui me oleme võtnud tellijana ettevõtte käest kõik õigused, nagu me tavaliselt ütleme, sest meie saun, sest meie maksime, eks ole, siis intellektuaalomandi tööriistad, kui me ei ole neid niimoodi õigesti seadistanud, välistavad selle, et ettevõte saab selle uue toote või teenuse üldse teha. Ja see on täiesti rangelt välistatud. Ainus viis, kuidas ettevõte saab seda tegelikult teha, on see, et ta peab selle intellektuaalse omandi põhimõtteliselt uuesti looma nullist iseseisvalt. Mis tähendab seda, et kui ettevõte arvestab sellega, et kuule, see on äge projekt, aga selle lõpuga tulemusena ma pean selle tarkvara põhimõtteliselt nullist uuesti kirjutama, et see mulle ainult nii-öelda õpiprojekt, siis ta hinnastab põhimõtteliselt selle uuesti arendamise teile pakkumise sinna juurde, nii või naa. Aga idee, vähemalt teoorias on siis see, kui ta teab, et ta saab selle intellektuaalomandi pärast ise kasutusele võtta, siis ta selle võrra võib teoreetiliselt teha teile tegelikult madalama hinnapakkumise. Vähemalt see on nii-öelda see, mida ITL-iga, siis Infotehnoloogia Liiduga näiteks, me oleme arutanud, et võiks see loogika olla tunnetuslikult. Nii, kas, tagasi korraks siia. Tahab keegi vastu vaielda selle mudelile? Thanks. Nii. Nüüd teine hästi oluline probleem, mis sellistel juhtudel on, et isegi kui sa oled kohutavalt eesrindlik avaliku sektori hankija ja mõtled, et okei, räägime siis läbi. Siis tuleb välja, et selle intellektuaalomandi või materiaalse vara, ma vabandan ette, ma kipun neid kahte sõna kasutama vaheldumisi, ma kohe jõuame sinna, miks see halb on. Aga et kui need läbirääkimised algavad, siis selle tellija ja pakkuja vahepeal tuleb välja, et see immateriaalne vara, see intellektuaalne omand, selle kummagi osapoole jaoks omab erinevat väärtust. Sellepärast, et see intellektuaalomandi immateriaalse vara väärtus sõltub sellest, mis sellega tehakse. Mida sellega teha tahetakse. Et kui näiteks pakkuja puhul mingisugune projekt, kus tellija tahaks tüki teadmist juurde ja pakkuja jaoks see teadmine pole üleüldse vajalik. Lihtsalt ta teeb selle lihtsalt analüüsi ära ja uksest välja aitab küll. Näiteks ma ei tea, piimalaborina mingid analüüsid, midagi sihukest selle võrra. Tõenäoliselt siin on vaidlus selle üle, kellele need teadmised kuuluvad ei teki. Sest see lihtsalt see potentsiaalne kadu kummagi jaoks on suhteliselt nullilähedane. Aga mida suuremaks läheb see vahe nende kahe tunnetatava väärtuse vahel, kuni sinnamaani välja, kus üks pool, eks ole, tahaks võtta selle kasutusele oma tootes ja teine pool tahaks muuta terviklikult näiteks mingit oma tegevussuunda täielikult, et see mõlema jaoks väga oluline äriliselt väärtuslik asi. See on see koht, kus me näeme tegelikult eriti just ettevõtete vahel, kus igasugused käärid ja kaklused lähevad tegelikult väga-väga teravaks, et kumbki tahab seda tekki enda poole saada. Ja siis muidugi teised ekstreemumid, kus ühe poole jaoks see arendus ei ole üldse vajalik ja teine tahab seda oma tootesse näiteks arendusse võtta ja nii edasi. Nüüd, mida keerukamad on läbirääkimised, tõenäoliselt seda kallim see intellektuaalomand siis kummalegi osapoolele saab tegelikult olema, eks ole. Ehk siis see barjäär on suurem ja mida vähem väärtuslik see on, seda kergemad läbirääkimised on. Ehk siis kuni sinnamaani välja tegelikult see immateriaalne vara on võimalik osta lihtsalt ka aitähi eest põhimõtteliselt ära või kätte saada, eks ole. Nii, aga see on põhimõtteliselt see, kus enamasti need tülid tulevad ja me näeme, kus ma näen seda hästi palju on, igasugused, näiteks ülikoolide ja ettevõtete vahelised läbirääkimised igasuguste arendusprojektide tulemuste osas, kus ülikool ütleb, oi, see on hästi oluline, väga kallis patent ja ma ei tea, mitu miljonit seal taga on.
Ja selle võrra ettevõte ütleb, no jaa, aga siia peaks põhimõtteliselt mingi 150 miljonit ennem arenduskulu sisse panema, kui enne, kui see üldse mingiks tooteks muutub selle võrra, et see on niisugune hard maybe äärmisel juhul, eks ole. Ja kui need positsioonid on juba algusest peale niivõrd erinevad selles suhtes, siis tegelikult seal mõlemat osapoolt rahuldavale mingisugusele arusaamisele jõuda ääretult keeruline. Mis tähendab seda, et meil tegelikult oleks hea juba ette välja mõelda, mis meie positsioon enda arutelud üldse on, eks ole. Aga kuidas me seda otsustame? Enne kui me seda saame otsustada, me peame natukene rääkima ikkagi karjugu vahele, kui ma räägin liiga kiiresti. Ma tean, ma kipun kihutama. Et me peame veidikene rääkima ikkagi terminoloogiast ka. Väga sageli, kui me ütleme intellektuaalne omand, siis äris me peame tegelikult silmas immateriaalne vara, kui olla täiesti korrektne. Intellektuaalomand või siis IO või IP, siis rahvusvahelise sellise lühendina, on levinud selline lühend tegelikult. Aga see tähendab tegelikult näiteks õiguskaitsespetsialistid, tähendab väga konkreetselt hoopis teist asja. See on järgmine koht, kus väga sageli tekivad mingisugused arutelud ja arusaamatused. Kuni sinnamaani välja näiteks, et ma olen olnud arutelude juures, kus kaks osapoolt on väga tugevasti läbi rääkinud justkui nagu intellektuaalomandi õiguste üleandmise üle. Aga kuna läbiräägitava õiguste objekt on näiteks toorandmed, mis lihtsalt puhtseaduslikult ei ole intellektuaalomand, ei ole mitte mingisugust õigustega kaitstud selle võrra, ta ei räägi isegi nagu õigest asjast. Et asi, mille üle oleks võimalik sellisel tingimustel läbi rääkida. Nii et see on oluline, terminoloogiliselt korrektne olla. Eriti oluline on see, kui sa räägid mõne juristi või patendivoliniku, mõne teise intellektuaalomandi kaitsespetsialistiga. Nii et edaspidi ma väga nagu julgustan selles suhtes, et kui me räägime eriti avalikus sektoris intellektuaalomandi materiaalse vara loomisest, siis olgem korrektsed, kumba me tegelikult silmas peame. Tõenäoliselt me peame silmas immateriaalset vara tervikuna, sellepärast, et nagu me kohe näeme, see katab märksa laiemat spektrit. Ehk siis immateriaalne vara on organisatsiooni kontrolli all olev mittemateriaalne vara, millest ettevõte loob väärtust. Mõnusamat, hajusamat, ümaramat see definitsiooni olla ei saa. Okei, võib-olla kui pingutaks äkki saaks. Aga põhimõtteliselt on see kõik see, mida otseselt käega katsuda ei saa, aga mis ometi tegelikult ettevõtteks väärtust loob. Ja mida ma selle all silmas pean näiteks on, kui ettevõttel on näiteks leping mõne haiglaga ligipääsuks nende haigla mingisugustele terviseandmetele, mis iganes põhjuselt näiteks. Need andmed ei ole intellektuaalomand. Need on isikuandmetega, need on isiku õigustega kaitstud, eks ole, ja muud asjad on, aga see leping kui selline on see tegelikult, mille tõttu see ettevõte on võimeline seda väärtust looma, eks ole. Kui see on näiteks tervisetehnoloogia ettevõte, aga see ei ole intellektuaalne omand, aga ta on väärtuslik asi, see leping. Aga selle IMV alla kuuluvad siis näiteks kõik igasugune tema teadmus, ärisaladused, sealhulgas intellektuaalne omand, andmed ja kõik muu selline. Ehk siis see on see tegelikult katuse, see üldine termin, millest me räägime igasuguse arenduskoostöö puhul, mis see siis väärtust omab. Ja intellektuaalomand on siis tegelikult selline alamkategooria. Patendiamet aastakest paar tagasi tegi ägeda sõnause, kus ta siis üritas, et kuna intellektuaalne omand on selline paras suutäis, et äkki leiaks mingi parema sõna, siis pakkus välja, et selline sõna nagu loomevara võiks olla. Eks aeg näitab, kas see ka kasutust leiab. Aga intellektuaalne omand on siis tegelikult siis ettevõtte töötajate kollektiivne looming või muul moel saadud looming, mis on ettevõtte kontrolli all. Ehk siis ettevõte teab, kus see on ja mis temaga juhtub ja mis tingimustel juhtub ja on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Ja see on see kõige olulisem märkus üldse kogu selle definitsiooni juures, et ta on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Sest see koheselt piiritleb ta ära väga kitsaks asjade komplektiks, mille üle üldse rääkida. Intellektuaalomandi alla kuuluvad siis autoriõigusobjektid, jaguneb põhimõtteliselt 8, eks ole. Autoriõiguse alla kuulub muuseas tarkvara. Ehk siis Tammsaare ja Skype on sisuliselt ühel samal pulgal intellektuaalomandi mõistes. Kirjatükid, audiovisuaalsed teosed, kõik siuksed teose vormid. Aga siis teine intellektuaalomandi pool on tööstusomand, mille alla kuuluvad leiutised, kaubamärgid ja disain. Kõik siuksed asjad. Ja põhiline asi, mille ümber siis, või see aurumasi, mille ümber tegelikult see kogu sirkus käib, on tegelikult see, et kuna intellektuaalne omand on omand, samamoodi nagu kinnisvara on omand, sama nagu tegelikult laoseis on omand, on see, et see, kelle oma see on, selle õigus on öelda, et kuule, sina võid seda kasutada, sina ei või seda kasutada. Okay. Naabrimees võib minu autoga Bolti sõita, aga teine naabrimees ei või. Intellektuaalomandiga tegelikult täpselt samamoodi. Ainus asi on see, et kuna intellektuaalne omand on tegelikult väga raskesti identifitseeritav, kui me ei saa talle näppu peale panna, siis on väga raske öelda, et kuule, et sa tegelikult, ma ei andnud sulle luba selle autoga taksot sõita. Eks ole.
Vot, siuke kiire nagu klassifikaator ka selle võrra, et kuidas siis välja näeb, et immateriaalne vara, eks ole, intellektuaalomandi õigustega mittekaitstav immateriaalne vara, intellektuaalne omand. Ja tegelikult me näeme juba siin, et seda mittekaitstavat IMV-d on märgatavalt rohkem kui seda intellektuaalomandit tegelikult. Ja see tuleb veel eriti hästi välja siis, kui me vaatame Eesti ettevõtete siis immateriaalse vara versus intellektuaalomandi väärtust, et see on hetkel pooleli olevast ühest uurimistööst, mida viib läbi Haab Consulting, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja ETAG-i tellimusel. Aga majandusandmetest Tartu Ülikool on siis välja võtnud sellised näitajad, need rohekad pulgad või sinakas rohekad on siis ettevõtete arv, kes üldse raporteerivad seda, et neil mingid immateriaalsed vara on. Ja siis ta on jagatud niimoodi klasside kaupa. Ja me näeme, et siin keske on siis patendid, litsentsid ja kaubamärgid, see on siis tegelikult see intellektuaalne omand, nii definitsioonipõhine. Kõik see ülejäänu on immateriaalne vara, millel ei ole õiguskaitset tegelikult. Ja me vaatame need roosad pulgad siin, nemad on siis tegelikult mediaanväärtus siis kümnendik tuhandetes. Ehk siis patentide nii-öelda mediaanväärtus, mis on umbes 475 ettevõtet on arvele võtnud oma majandusaasta aruannetes, nende keskmine väärtus on 6500 €. See ei kõla väga palju ausalt öeldes, eks ole. Aga miks me siis keskendume sellele intellektuaalomandile? Tegelikult me näeme, et see ettevõtted palju rohkem väärtustavad, no firma väärtus on natukene ekstreemum niikuinii, et lasta seal olla väljas seal kõrval. Aga arengu väljaminekud, lõpetamata projektid, muu immateriaalne põhivara ja arvutitarkvara, need on need tegelikult, kus ettevõtete väärtus tegelikult seisab. Ja kui me vaatame nii-öelda summa summarum, siis me näeme, et kogu immateriaalsest põhivarast, mis ettevõtted on arvele võtnud, on tegelikult pool sellest ja see summa oli umbes 400 miljonit, kui mälu ei peta. Ja see on tegelikult siis arenduskulude all põhimõtteliselt kirjas. Eks arenduse tulemustes nii-öelda sisse pandud sinna kulude hinnaga. Vot. Ja nüüd, kus me näeme, kus tegelikult nii-öelda immateriaalse vara väärtus on, eks ole, nii-öelda suhtusid puust ette punaseks või siis antud juhul oranžiks siin ekraanil, roosaks seal ekraanil. Et siis vaatame, kuidas immateriaalse vara ja intellektuaalomandi omavaheline nii-öelda seos tegelikult nii-öelda realiseerub. Realiseeritud selle kaudu tegelikult, et intellektuaalomandi õigused võivad täielikult blokeerida siis immateriaalse vara selle terviku kasutusele võttu. Et siin joonise peal on välja toodud selle üldine skeem, kuidas tegelikult õigused liiguvad looja ja omaniku vahel. Ehk siis autor, tema teosele tekib mingisuguse õiguste komplekt, mis jaganeb siis isiklikeks ja varalisteks õigusteks, teine teema siin arutamiseks. Ja siis litsentsi ja või võõrandamise kaudu need lähevad siis selle intellektuaalomandi lõplikule omanikule kuidagi moodi üle. Kes nüüd see omanik peab siis tegelikult selle loojale või autorile andma mingisugust mõistlikku tasu, seadusega on see tasu on nii-öelda vajalik ja nõutud, ja siis ta on tegelikult vaba tegema selle intellektuaalomandiga, mida see litsentsileping lubab tal teha. Kui ta on võõrandanud, see võib teha mida iganes, aga litsentsileping on selles suhtes huvitav asi, et kui see ei ole litsentsilepingus kirjas, siis sa seda teha ei tohi. Nii et kui mul ei ole litsentsilepingus kirjas, et ma võin näiteks seda tarkvara edasi arendada, siis ma seda edasi arendada ei tohi. Et niisama lihtne ongi. Ehk siis 5 sihukest peamist punkti, mida siit meeles pidada. Intellektuaalomandi õigused kuuluvad selle loonud osapoolele ja see tuleb autoriõiguse seadusest ja võlaõigusseadusest ja patendiseadusest. Õiguste üleminekuks ühele või teisele osapoolele peab olema kirjalik leping. Suuline leping intellektuaalomandi valdkonnas ei ole leping. Muudes aspektides on ja see tuleb võlaõigusseadusest. Ülemineku eest, õiguste ülemineku eest makstav hüvitis lepitakse kokku turutingimustel. See on suuresti selleks tegelikult, et jällegi autor saaks mingisuguse tasu ikkagi kätte oma töö eest, aga teistmoodi sellega avaliku sektorina eriti on see oluline, et me väldiksime keelatud riigiabi. Me ei saa IO-d lihtsalt üle anda. See oleks nii-öelda halb. Intellektuaalomandil on igale huvipoolele erinev väärtus, nagu me nägime seal eelnevatel skeemidel, mis omakorda toob tegelikult kaasa selle probleemi, et meil puudub sageli oskus ja kogemus läbirääkimisteks. Et kui me läheneme läbirääkimistele erinevatelt eeldustelt, siis kui meil kogemused puuduvad ja me ei tea, mismoodi teine mõtleb või miks ta niimoodi mõtleb või mis tema eeldus on, siis me arvame, nad mõtlevad ju tegelikult täpselt samamoodi nagu meie. Ja siis hakkab tüli algab, eks ole. See on nagu vanad abielupaarid selle peale, aga ma mõtlesin, no kulla laps või kulla abikaasad, ma olen 20 aastat abielus olnud, ma ei saa endiselt vihjatest aru, palun saa aru. Et tuleb välja öelda kõik asjad. Ja õigused, mida ei ole lepingus üle antud, jäävad siis algsele omanikule, seda ma nagu mainisin ka, et see on väga oluline asi, mida meeles pidada. Et jällegi, et igasugust lepingutega tuleb meeles pidada muidugi teistpidi, et siis kui nagu kahe osapoole see abielu, mida siin ka arutati, eks ole, kui see koostöö läheb jõle hästi, ega kellelegi ei tule meelde, et meil kusagil mingi leping on.
lepingud veetakse sahtlist välja siis, kui asi läheb väga totaalselt teibasse ja siis me hakkame näpuga järge ajama selle võrra. Kas me andsime teile loa seda teha? Kas te lubasite seda teha? Ja kõik nii edasi ja siis on ai, ikka ei lubanud ja mis hakkab see tõlgendamine peale. Nii. Nüüd 2 aspekti. Võõrandamine versus litsentsimine on väga oluline. Meil avalikus sektoris me kipume õigusi endale nõudma, mis nii-öelda juriidilise terminina tähendab võõrandamist, õiguste võõrandamine. Ehk siis, kui arendaja või täitja teeb mingisuguse teenuse või toote, siis tavalises olukorras, eks ole, ta müüb seda ise. Aga kui ta võõrandab selle IP kuidagi moodi, ehk siis meie ostame selle tema käest ära, siis tal ei ole võimalust enam selle sama IP-ga turule läheneda. Ja et nüüd oleme meie siis selle õiguste ostjana või selle omandajana oleme õiguste uueks omanikuks ja me võime käituda selle IP-ga, kuidas iganes tahame. Me võime teha ise uue rakenduse ja seda siis lõpptarbijale nii-öelda kasutatavaks teha või ise kasutusele võtta või müüa seda või mida iganes. Aga sama hästi võime selle peal ka ise istuda ja mitte midagi teha. Ja keegi teine ei saa tulla meie käest nõuda, et kuule, tee midagi päriselt, midagi kasulikku ka selle asjaga. Teine variant on, et see, et kui jällegi, et tavasituatsiooniga võrreldes see arendaja või täitja annab meile litsentsi selle asja tegemiseks, mida meil vaja on. Et sa võid seda kasutada näiteks milleks iganes see on, mis sa parasjagu teed, eks ole. Aga talle jääb vabadus tegelikult seda sama litsentsi, ma olen vales järjekorras pannud need animatsioonid siia. Põhimõtteliselt kas edasi arendada või pakkuda seda väärtust tegelikult teistele inimestele ka. Ja ta saab tegelikult oma arendust tehes, saab juba arvesse võtta, et okei, tegelikult selle IP pealt mul on võimalik teenida mitu korda seda nii-öelda kulu tagasi ja selle võrra sinu käest tegelikult küsida vähem raha ja selle võrra sa saad tegelikult odavama pakkumise mõistlikult kombel, eks ole. Nii et summa summarum tegelikult see on win-win-win kõikidele osapooltele, nii ühiskonnale kui ka nii avaliku sektori kui ka tegelikult ettevõttele. Nii. Mis meil need peamised väljakutsed siis on? Avalikus sektoris. Nagu me nägime, eks ole, seda hangitud teadmust ja igasugused andmeid, me ei saa lihtsalt, kui me oleme nüüd lihtsalt, ütleme avalik sektor või mõni ettevõte, me ei saa lihtsalt marssida kuhugi ametisse sisse ja võtta sealt mingid andmed, marssida välja, hakata nendega midagi tegema. Me peame tegelikult need andmed, need intellektuaalomandi, selle immateriaalse vara kuidagi moodi eksplitsiitselt kasutatavaks tegema. Peame kusagil ütlema, et need andmed on vabalt kasutatavad. Ma juhin teie tähelepanu siin slaidi all nurgas. On äge logo. Kes teab, mis logo see on? Ja mis sellega juhtub? Õige, mis selle slaidiga nüüd juhtus, et see logo seal peal on? See on nüüd koostöös MKM-i ja EISI ja siis sellise vahva organisatsioonina nagu Creative Commonsi vahel. Me tõlkisime ära Creative Commons litsentsid eesti keelde. Ja selline logo tähendab seal, et see on siis Creative Commons litsents selle erisusega, et seda, mis tähendab, et seda slaidi võib kasutada vabalt mis iganes eesmärgil, eeldusel, et autoril on viidatud. Nii kui me näiteks oleme nüüd avaliku sektori asutus, kes me teeme mingisuguse dokumenti, mida me tahame, et see leviks võimalikult kaugele, ilma piiranguteta, ilma et me peaksime iga kord leppima mingisugust lepinguid kokku või midagi litsentsima või mingit jama tegema selle võrra. Ma lajatan selle märgi sinna külge, panen selle oma veebilehele, igaüks võtab ja läheb ja jookseb teeb, mis tahab sellega. Ja me tagame sellega selle, et see on vabalt kätte saada võimalikult lihtsasti, võimalikult väikeste igasuguste hõõrdumistega. Nii, teine aspekt, mida me juba korraks viitasime ka, eks ole, et kui me tellijana võtame kõik õigused ära, siis me tegelikult pärsime sellega immateriaalse vara kasutusele võtmist. Ja me teeme sellega nii-öelda selle arenduse enda jaoks kallimaks. Kui me hoiame selle IP endale, selle immateriaalse vara endale, siis tegelikult me ei oska arvestada ka nende kasutusvõimalustega, mis on väljaspool meie kahe, ehk siis meie kui tellija ja täide viia võimalik äriplaane. Siis äkki tuleb kusagilt mingi tubli startup, mõni teadlane, mõni hoopis mingi ettevõte, kes ütleb, kuule, aga need on teil väga ägedad tulemused, ma saan nende pealt midagi järgmist kolmandat edasi ehitada. See on näiteks see põhjus, miks näiteks Euroopa Kosmoseagentuur näiteks teeb kõik need pildid avalikult kättesaadavaks, mille pealt siis näiteks Capaceta oma äri tegelikult ehitab. Ehk siis sealt on see kolmas kasutusviis, mida keegi ei suutnud sealtpoolt ette näha, aga kuna see andmed tehti vabalt kättesaadavaks, kasutatavaks, siis sellest tuli uus äri ja uus innovatsioon. Neljas on see, et tegelikult ütleme, et okei, aga teeme siis niimoodi, et me hakkame oma intellektuaalomandit ja immateriaalset vara läbi rääkima ja vaba kättesaadavaks tegema ja kõik muud siuksed asjad. Kellel see aeg ja jõud on seda iga kord läbi rääkida? Nagu esiteks, see on koormus meile endale, see on koormus ka ettevõttele. Sest enamus, nagu me nägime ka siin graafiku pealt, enamus ettevõtted on VKE-d ja mikroettevõtted. No neil ei ole lihtsalt seda kompetentsi ja neid kogemusi, eks ole.
Ja viies on tegelikult ka see, et väga sageli nii-öelda sellistes erinevates koostöövormides nagu avatud innovatsioon ja public-private partnership ja nii edasi, siis tegelikult osapoolt me ei võta väga hästi arvesse osapoolte endi rahalist panust sinna projekti. Et kui me näiteks teeksime sellise hanke, kus ütleme ka see ettevõte ise panustab enda poolt näiteks mingisugust ressurssi sinna juurde, võtaksime selle kuidagimoodi arvesse, sellel eeldusel, et selle tulemusena saab ta tulevikus näiteks mingisugused paremad litsentsitingimused, siis see jällegi samamoodi suruks alla ühtepidi seda arenduse kulu, aga teistpidi tõstaks nende ettevõtete motivatsiooni teha mingi palju kõrgema taseme innovatsiooni, kui nad muidu võib-olla teeksid. Sellepärast hanke puhul, eks ole, hanke probleem peamine on tegelikult see, et tehakse see minimaalne võimalik selleks, et hanke tingimustele vastata. Aga kui seal nagu oma nagu see raha või oma see nahk on seal vahel vaata, siis tekib see motivatsioon, et kuule äkki ma pingutan natuke rohkem, sest siin nagu võimalus, et me saame midagi ägedamat teha. Lihtsalt kasutame selle avaliku sektori tellija tegelikult tõesti lihtsalt verifitseerimaks ära, et meie hüpotees on tegelikult tõene. Need on siis need väljakutsed, millega me oleme tegelikult siin maadanud päris tükk aega, me oleme käinud, vaadanud ringi ka teiste riikide kogemusi, et kuidas nad on üritanud neid asju lahendada. Ja me oleme enam-vähem destilleerinud need niisuguste 5 põhimõtteliseks printsiibiks, et kuidas me võiksime läheneda avaliku sektori hangetele edaspidi. Ehk siis, et kui me tekitaksime mingi raamistiku või mingist üldpõhimõtted, mida kõik teavad, okei, see on see, kuidas me läheneme, et see oleks nagu meie vaheline ühiskondlik kokkulepe, et siis tegelikult see muudaks asjad nagu, me lahendaksime päris mitu väljakutset siit nendest ahelatest ära. Ja need 5 ettepanekut on. Teadmus tahab olla vaba. Ehk siis lase see tellitav teadmus nii vabaks kui vähegi nagu mõistlik ja võimalik. Ehk siis ära kogu seda teadmust endale kõhu olla, vaid vaata, kuhu sa selle üles saad panna. Kas või sinna samuti, et see pane lihtsalt see Creative Commonsi üks logodest näiteks sinna külge selle võrra panema kodulehele naksti ülesse. See on see, kui te näiteks Euroopa Komisjoni dokumenti analüüsi näiteks vaatate, siis nad on kõik Creative Commonsi nii-öelda CC00 litsentsiga kättesaadavaks tehtavad. See ei välista isegi kommertskasutust. Võtke ainult see teadmus, kasutage milleks iganes, eks ole. Võta nii vähe õigusi kui vaja. See eeldab tegelikult, et hankeprotsessi käigus, et sa korraks mõtled enda jaoks läbi, et mis see miinimumprogramm sinu ettevõtte või sinu asutuse jaoks on, mida sul vaja on. Ja enamasti meil ei ole vaja tegelikult omada seda teadmust. Meil piisab sellest, et me nii-öelda saame teada, mis see nii-öelda number on. Meile võib piisata tegelikult ka sellest, et me saame selle tarkvarandus kasutuse õiguse kas või. Me tellime ühe litsentsi näiteks. Näe ette 3. väärtuse loomise viise. Et ära arva, et sa tead kõiki kasutusvõimalusi, mis selle arenduse lõputulemus olema saavad. Et enneta ja anna võimalus tegelikult selliseks innovatsiooniks ja uuenduseks, mis tulevad vasakult, et mida me ei näe ette. Anna neile lihtsalt võimalus, et ära kirjuta neid kinni. Sea kasutamiseks ühetaolised tingimused, ehk siis iga üks, kes sinu asutuse juurde tuleb ja tahaks sinu immateriaalset vara kasutusele võtta, et ta teab, mis need tingimused on. Et me ei hakka nendega nullist rääkima, et selle võrra, et ideaalis kas või need tingimused tegelikult võiksid olla lihtsalt meie kodulehel üleval. Et kõik need, mis siin selles kastis on, need on nende tingimuste kätte saadavad, et küta ja mine, tee midagi ilusat. Ja võtta arvesse osapoolte panust. See on siis see viimane selles suhtes taala, et kaalumisel, et millised litsentsi tingimused me tegelikult siis teisele või 3. osapoolele anname. Me saame arvesse võtta seda, et kui palju ta ise pingutanud selle täiendava lisandväärtuse loomisse ja vastavalt sellele me saame tegelikult anda talle ka teatava sellise siis stiimuli, et rohkem pingutada ja ägedamat innovatsiooni teha. Närime need 5 printsiipi natukene rohkem läbi ka siis korraks. Esimene printsiip, et see lase vabaks. Ma ei tea, õnne 13 vaataks kunagi mõned. Ma ei tea, mulle kuidagi lihtsalt söövitusaiu see väljend. Okay. Postulaat, ehk siis mida me ei hakka väga närima siin põhjalikult, on see, et avaliku raha eest loodud teadmus võiks olla avalik hüve ja peaks looma nii laialdas ühiskondlik kasu kui võimalik. Meil oli mõte selle peale võiks täitsa omaette kärajad ja nii-öelda arutelu teha, aga lasta praegu olla, eks ole. See on väga ilus ja väga aateline, aga see all on see caveat, ehk siis nii-öelda see aga. Et tuleb arvesse võtta tegelikult see, et meil on realistlikud ehk siis nii-öelda ärilised ja nii-öelda pärismaailma nii-öelda piirangud ja tegelikult õiguslikud piirangud seal ees, et millega tuleb seal juures siiski ikkagi arvestada. Kas või näiteks, kui me vaatame siis teadus-arendusrahastuse juures öeldakse ka, et teadustulemused peavad olema vabad ja andmed peavad olema vabad, aga isegi Euroopa Komisjon kirjutab siin alla välja arvatud juhul, kui see nii-öelda ei ole mõistlik, sellepärast et keegi lihtsalt ei kasutaks neid andmed või sellisel juhul. Et väga ilmne näide näiteks Euroopa tuumauuringute keskus CERN
kes arvas ka, et nad on kohutavalt altruistlikud ja teevad kogu nende loodud intellektuaalomandi teevad vabalt kasutatavaks. Aga iga ettevõte vaatas sinna peale ja ütles, et no jaa, ma võtan teie käest selle ägeda tehnoloogia, aga te müüte selle kõikidel mu konkurentidele täpselt samamoodi maha. Niipea kui minu konkurendid näevad ära, et ma olen selle enda jaoks sisse võtnud, kõik need lapse haigused läbi põdenud sellele tehnoloogiaga, näevad, mis kõik valesti lähevad ja siis teevad lihtsalt 3 korda odavamalt, teevad selle asja nagu ära. Et nagu, mis see minu stiimul peaks olema see tehnoloogia kasutusele võtta. Ja selliseid asju tuleks vältida. Aga sellega tegelevadki tehnoloogisiirde inimesed. Kuidas siis vabaks saab tegelikult anda? No esimene asi näiteks, kui me tellime andmeid või mingeid mõõtetulemusi, siis mingisugused avaandmete andmebaasid näiteks saavad kasutusel olla. Tartu Ülikooli näiteks on Pluto F nimeline siis multidimensionaalne andmebaas selle võrra, kuhu saab sisse panna videodest kuni geenisekventsideni. Ja kõik on siis indekseeritud, kasutatav ja teaduseks tehtav. Täiesti miinimumtingimus näiteks. Riigil on muuseas näiteks tarkvara repositoorium, avatud tarkvara repositoorium. Et kõik tarkvara, mis te tellite selle võrra, et variant on ka see, et teeme lükata selle lihtsalt sinna, et kõik kasutagu, kes tahavad. Ja see kusjuures on IT-sektori poolt täitsa kasutatav see repositoorium meil. Dokumendid igasugused, raportid, analüüsid ja kõik muud sellised asjad. Vabalt tehkem Creative Commons või mingi muu litsentsiga näiteks vabalt kasutatavaks. Jõle lihtne teha. Õppematerjalid, muud asjad. Ja mis iganes mõtted pähe nagu tulevad selle võrra. Nii, ja siin on esimene mõttekoht, kus vaadates kella, ma annan teile 3 minutit aega, vaadata sinna sisse ja kas rääkida oma naabriga läbi või ise kirjutada sinna, et nüüd saanud praegu seda innustust, et teie organisatsioonis, millised andmed või asjad või tulemid, mida te nagu igapäevaselt toodate või tellite või lasete enda jaoks teha, võiksid olla sellised asjad, mis võiksid vabalt olla avalikkusele vabalt kättesaadavad ja kasutatavad, mis iganes moel. Mis ei rikuks kellegi lusti, kui see nii võiks olla. Ja ma annan selleks teile aega kella 36-ni. Näiteks, kui teie organisatsioonis on asutusi, kes toodavad pidevalt näiteks mingeid mõõteandmeid, tellivad mingeid analüüse, raporteerivad midagi. Kuigi ma ei taha juhtida seda mõtteviisi, mõttesuunda. No nii, 20 sekundit, et pange kirja ära. No nii. Ma siin näen veel kirjutamist, et ma veel edasi ei pane siis. Tõenäoliselt üks levinumaid näiteid, näiteks mis Creative Commonsi kasutamise tõttu on tegelikult täiesti kulutulema levinuna läinud, et ma ei tea, kes teavad, on need Osterwalderi business model canvased näiteks. Need on Creative Commonsiga vabalt kasutatavad, et kui teil on vaja näidet sellest, kuidas õppematerjali vabalt kasutatavaks tegemine muutis selle leviku ja omaks võtmise võimalikult lihtsaks. Lihtsalt apropos, et siiamaani meil näiteks intellektuaalomandi valdkonnas EISis me võtsime positsiooni tegelikult, et kõik meie loodavad materjalid, õppematerjalid, seminarimaterjalid, tööriistad on samamoodi Creative Commonsi alusel tegelikult vabalt kasutatavad. Ja kui te lähete näiteks selline aadress nagu ipmooc, siis ipmooc.eis.ee, siis te leiate seal, me tegime näiteks intellektuaalomandi mooki, mis on Creative Commonsiga vabalt kasutatav kellele iganes. Võivad ülikoolid kasutada, võivad ettevõtted kasutada, võivad erakonsultandid kasutada. Samamoodi IO õpik,
või .teis.ee näiteks on intellektuaalomandi õpik, mis võib-olla mitte kõige kvaliteetsem, aga selle võrra on ettevõtetele suunatud selline mahukas õppematerjal. Need saab täitsa teha, lihtsalt hakkamist on vaja. Nii, teine printsiip, võtta nii vähe kui tingimata vaja. Kui me tegelikult vaatame nende hangete sisu, mis nagu innovatsioonihanked on, igasugused arendused, mida me teeme, siis tegelikult lõpptulemusena, mida me tahame, on ju tegelikult lahendust mingile probleemile. Me tellime seda lahendust. Piltlikult startup maailmas öeldakse niimoodi, klient tegelikult, kui ta läheb poodi trelli ostma, siis ta tegelikult ei osta trelli, ta ostab auku seinas. Aga see, kuidas auk sinna seina sisse saab, on täiesti ükskõik. Samamoodi on ka tegelikult meie puhul, eriti innovatsioonihangete puhul. Ehk siis see, mis meil vaja lõpuks on see lõpplahenduse, mida me hangime, selle kasutusluba tõenäoliselt. Kui meil on mingisugused piiripealsed tingimused, näiteks me oleme mingisuguses sellises sektoris, kus meil on, ütleme, millegipärast me peame näiteks andmed kinni keerama, näiteks tervisesektoris või me oleme mingitel põhjustel, me ei taha tegelikult liiga palju rääkida, näiteks kaitsesektori selle võrra, see on kõik arusaadav ja on okei, eks ole. Siis me peame lihtsalt arvestama nende piirangutega. Aga vaatame selle võrra, et mis see minimaalne komplekt õigusi, mis me endale peame võtma, on, et me saaksime oma probleemi lahendada ja tegelikult meil ei ole mõtet võtta rohkemat selle võrra, sest me ilmselt ei kasuta neid mõistlikul kombel ära niikuinii. Näiteid igasuguste õiguste jagamisest, näiteks ma olen siin 3 väga lihtsat näidet toonud, et kui me tellime avaliku sektori asutusena näiteks mingi analüüsi või protokolli või mingid mõõtetulemused, siis ainus asi, mis me tegelikult sageli tahame, on teada, mis need tulemused on. Me tahame seda tarkust saada, neid numbreid saada kuidagimoodi. Ja sageli meil piisab sellest, et me saadetakse neid kuidagimoodi mingi e-mailiga, eks ole. Et meil ei ole vaja mingit tempeldatud mingisugust tunnistust kusagile lahtrisse seisma, mille me peame dokumendi haldusinfosüsteemi ametliku kirjuna ära registreerima ja kõik muud asjad, sest keegi ei lähe sinna seda uuesti vaatama. Aga niimoodi, kui me vaatame, et me oleme oma andmete tarkuse kätte saanud, siis tegelikult selle analüüsi tulemust ise me võime jällegi panna sinna avaliku repositooriumisse või kuhugi mujale, et seda tarkust saaks luua. Tarkvara puhul on see teema, et me tahame mingit tarkvaralahendust sisemist kasutamiseks, siis me tegelikult piisab selleks, me võtame seda tarkvara põhimõtteliselt litsentsi edasiarendamise õigusega. Mäletate, õigusi, mida me ei ole võtnud, me ei ole saanud. Me peame natuke ette ka nägema siiski, aga edasiarendamise õigusega seda lahendust võtta on täiesti fine. Ja siis tarkvara arendaja tegelikult siis on ise vaba seda tarkvara ise edasi arendama, tegema sellest midagi uut ja ägedamat. Natukene keerukam näide on see asutuse CVI ja igasugused kujundused, sest siin meil tuleb autoriõigused ja muud õigused tulevad väga tugevasti sisse. Et meie tahame kasutada CVI-d ja kujundusmaterjali ise enda jaoks, eks ole. Ja tõenäoliselt me ei taha seda, et need recyclitakse mingi teise ettevõtte, mingi teise asutuse jaoks. See ei ole okei enam. See on see koht, kus me tegelikult piirame seda kasutust nii palju kui vähegi võimalik. Aga me võime näiteks öelda teisele osapoolele, et aga referentsina kasutamine on fine. Ja kui sul vaja näidet näiteks meie materjalides näidata, kellelegi näidata, kui tubli sa oled, siis küta, anna minna. No võt, nüüd on järgmine teine mõttekoht selles suhtes, et kui te mõtlete oma töö peale, kas teil tuleb meelde mingisugune näide, kus teil tegelikult ei ole vaja tingimata omada seda asja, vaid piisab tegelikult kasutusloast. Et selle asemel minna poodi ja osta omale see trell, võiks minna näiteks ramirenti või kraamosse, sest avaliku sektoril ma ei või öelda, kumma te minema peate. Ja rentida omale sealt see tööriist. Nii, ja ma annan teile aega kella 44-ni. Või tegelikult see on palju, 43. See on tegelikult palju rohkem, suurema krutskiga harjutus, kui tundub, on ju. Me ei ole harjunud niipidi mõtlema. Me oleme harjunud omama, me oleme harjunud endale tahtma. No nii, 42. See on nagu omaette tegelikult asi võib-olla, mis on natuke nagu mõtteviisi ja harjutuse küsimus tegelikult, et hanke objektiks võib samamoodi olla kasutusõigus, mitte omand. Et me hangimegi kasutusõigust. Ja kui see on hanke objektiks selle võrra, siis tegelikult lahendab enamus neist probleemid ära. Me peame lihtsalt olema piisavalt pädevad, et me selle hanke objekti kirjeldame siis piisavalt nagu hästi, et me reaalselt on need kasutusõigused kõik, mis me nagu tahame.
üks variant on ka see teema, et me nõuamegi, et see lõpuks oleks copyleft litsentsiga kaetav, selle võrra me panemegi ta nii-öelda avaliku kasutusega selle koodi üles nii-öelda kõigile vaatamiseks, kasutamiseks niikuinii, see nagu teine ekstreemum. Aga see hea näide, kuidas see täpselt niimoodi ongi tehtud, on meie näiteks e-valimiste süsteem, kus kasutatav tarkvara tegelikult on avalikult kasutatav ja kõigile nähtav, vabalt kasutatav. Nii, kolmas printsiip, näe ette kolmandaid kasutusvõimalusi. Ehk siis püüa oma tingimustega teadlikult võimalikult vähe piirata mingi kolmandat kasutusviise, kui see vähegi on mõistlik. Ja üks asi on ka tegelikult see teema, et see võib-olla puudutab rohkem neid asutusi, kes annavad raha igasugustele teadus-arendusasutustele ja ülikoolidele edasi, et tegelikult kui me nagu anname mingisugust raha, siis me võime ka nõuda nende printsiipidest lähtuvalt ise. Et kui nemad mingid intellektuaalomandid loovad või materiaalset vara, siis nad tegelikult võivad selle teha kolmandat osapoolt või kasutatavaks samamoodi tegelikult nende tingimuste alusel, et me ei pea piirama iseennast sellega. Et see on vägagi langeb kokku selle loogikaga, mis on ettevõtetel kvaliteedijuhtimissüsteemides. Et ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemid, eriti mis puudutab, eriti niisugune äge kõik ettevõtted teavad ISO 9001, eks ole, kindlasti mitmed ka avaliku sektori asutused, kus on öeldud selle võrra, ja sina oled kohutavalt tubli ja kvaliteetne. Aga kui sa tahad, et olla tubli ja kvaliteetne, siis teinekord on väga mõistlik tagada, et need sinu tarnijad, kes sulle tarnivad, on ka kvaliteetsed. Ja sa võid neile kvaliteeditingimusi ette kirjutada. Et siin on see tegelikult seesama loogika, et kui mina tahan, et minu tellitav tarkvara või mis muud iganes innovatsioon oleks vabalt kasutatav, siis tegelikult ka minu raha eest tehtav kõik tarkvara innovatsioon võiks olla vabalt kasutatav. Ma vaatan, et aega läheb keeruliseks selles suhtes, et me võib-olla selle workshopi äkki jätame vahele seekord. Sest see on täiesti omaette töötuba tõenäoliselt. Aga ühetaolise põhimõtted on järgmine oluline printsiip. Et me tegelikult selle raamistiku, mille sees me läbi räägime ja hanked kirjutame, selle me peaksime enda jaoks ette valmis kirjutama, välja mõtlema ja rakendame seda iga kord, kui me mingit hanget teeme ühtemoodi kõikidele osapooltele. Sellel on nagu mitu väga olulist eelist ja aspekti. Esimene on tegelikult see, et me offloadime väga suure osa sellest läbirääkimiste pingest sinna sama selle tüüptingimustesse juba sinna sisse ära. Me teeme avalikult kättesaadavaks, ütleme, et meie tüüptingimused intellektuaalomandi materiaalse vara kasutusõigustega on sellised. Ja kui ta on siuke hanke tüüp, siis lihtsalt vaata seda, rohkem selle üle argumentatsiooni ei ole. Ainus asi, mille üle me siis läbi räägime, tegelikult on detailid. Teine hästi oluline aspekt, eriti kuna me oleme avalik sektor, on see, et kui me rakendame kõigile neid tüüptingimusi ühtemoodi, siis me väldime tegelikult väga tugevasti igasugust riigiabi argumentatsiooni. Me ei anna ühelegi ettevõttele tegelikult mingisugust eelist või mingisugust ebaausat mingit konkurentsi mingisugust eelist. Just nimelt sellega, et me käitume kõigiga tegelikult täpselt ühtemoodi. See ei välista seda, et me võime nende ettevõtetega läbi rääkida endiselt turutingimustel. Sest see ongi siis üks tingimus, eks ole, mille alusel me läbi räägime selle võrra. Aga turutingimuste puhul on see teema, et neid ei maksa ka üle fetišeerida. Sest nagu selle valdkonna praktikud ütlevad, turutingimused on mis iganes tingimused, mis turg vastu võtab. Et kui turg on nõus nendel tingimustel toimetama, siis selle tulebki turutingimused. Nii. Ja vajadusel saabki rakendada tüüptingimusi, et selle võrra see on kõige lihtsam variant, et kui ma enne ütlesin, et tehke oma intellektuaalomand või materiaalne vara võimalikult ka lihtsasti kasutatavaks, siis see üks tüüptingimusi võibki olla tegelikult see teema, et kõik seda sorti dokumendid lihtsalt lähevad kodulehele selle Creative Commons sertifikaadiga, litsentsiga ongi kogu tüüptingimus. Probleem lahendatud, rohkem sellega tegelema ei pea. Et teeme oma elu ise lihtsamaks, eks ole. Nii. Jällegi omaette töötuba, jätame selle ka vahele. Mulle öeldi, et prooviks 55 ära lõpetada, et teist inimesed jõuaksid ka siia alla, eks ole, et ma vaatan kella natukene. Okei, ja siis 5. aspekt, see võtta arvesse see osapoole panus. See on veidikene keerulisem kontseptsioon ja ma olen päris kindel, kas ta sellesse pessa nii väga hästi võib-olla otseselt ka sobitub. Aga põhimõtteliselt on tegelikult meil hangete raames võimalik, eriti innovatsioonihangete ja private-public partnership'ide raames, võimalik see, et hankepartner või täitja panustab ise oma ressursse. Ta muutub põhimõtteliselt üheks huvitatud osapooleks selle tulemuse lõppkasutamisest. Ja sellistes olukordades meil tegelikult on võimalik seda panust kaaluda ja öelda, et sellest tulenevalt näiteks mingi juba a priori mingisugune suurem hulk nendest õigustest kuulubki sellele teisele osapoole selle tulemusena. Või ta saab selle tulemusena nagu lihtsama või kiirema ligipääsu sinna nendele tulemustele.
ja see omakorda ongi siis see koht, mis annab tegelikult selle arendajale võimaluse tunda, mis see tema motivatsioon peaks olema rohkem pingutada selle tulemuse nimel, et siin võiks ägedam asi välja tulla. Et me võtame tema panust arvesse ja tal on selle tulemusena nii-öelda paremad tingimused. Jällegi me ei tohi siin teha, eks ole, ettevõttele mingisugust ebaausat eelist, me peame läbi kaaluma selle riigiabi aspekti nii edasi. Aga kui see on üks kord ette niimoodi läbi tehtud selle võrra, siis õnneks sellega rohkem väga palju tegelema ei pea. Sest väga palju riigiabi nii-öelda aspektidest on suuresti nii-öelda tunnetuse küsimus, et selles suhtes, et kas keegi tunneb, et tal on liiga tehtud. Üks näide on siin selles siis, et kui üks osapool kandis 50% kuludest, arenduskuludest, siis äkki võiks tal olla õigus saada see intellektuaalomandid mingil määral, ütleme, eksklusiivselt. Et kus meie kui nii-öelda siis tellija ütleme, et okei, me anname nii-öelda selle litsentsi enda poolt meie loodud intellektuaalomandile või siis selle loodud tellitud intellektuaalomandile niimoodi, et me kellelegi teisele näiteks selle ettevõtte nii-öelda territooriumil või turu osas ei anna mõnda aega näiteks, ütleme 3 aastaks. Et ettevõttel on 3 aastat tegelikult aega oma eksklusiivsus realiseerida ja mingit lisaväärtust sinna tekitada. Sest see on see, mida lõpptulemusena ettevõtte immateriaalsest varast intellektuaalomandist saada tahab, eks ole. Jällegi, see on okei, kui see on tehtud turutingimustel. Üks näitlikud tüüttingimused avalik-õigusliku TA-asutus ettevõtte koostöö korral. Et näiteks TA-asutus saab rahhi selleks, et teha, eks ole, TA-d ja teeb koostööd ettevõttega. Kui nüüd ettevõtte nii-öelda sellest projektist maksab kinni 100% kuludest, siis ettevõtte ootus ja tegelikult mõistlik oleks talle anda kogu see intellektuaalomand talle lihtsalt naha ja karvadega ära. Ja me ise võtame siis kasutusõiguse. Kui ettevõtte panus on kusagil 50-75% vahepeal selle võrra, siis on nagu see koht, kus me räägime eksklusiivsustest mingites piirides. 25-50% vahemikus siis ettevõte saab ülemaailmse piiramatu lihtlitsentsi. Ja kui ta panustab sinna natukene, tuli huvi pärast sinna juurde või annab näiteks mingisugused andmelised kasutada selle võrra, et tegelikult väga palju sinna ei panusta. Selle võrra siis saab sama litsentsi nagu kõik teised, et lihtlitsents ja andku minna. Vot, sellised 5 põhimõtet. Ja ma annaksin teile nüüd ütleme 5 minutit, et mis ebakohti te siin näete. Kujutame korraks ette, et aeg on edasi läinud aasta aega, me oleme põhimõtted vastu võtnud ja midagi on totaalselt teibasse läinud. Selle hariduse nimi on premortem. Ehk siis nagu on postmortem, aga me nüüd lahkame selle surnu enne ära, kui ta ära suri. Ehk siis kujutage ette, et asi on juba teibasse läinud, mingi ilge jama on. Kust see jama tuli? Mis see probleem on? Ja aega 5 minutit selle premortem ära teha. Aeg läks nüüd. Nii, kommunikatsioon seal taga, et selles suhtes mõtlen, kui see aeg meil läbi saab, siis äkki me vaataksime neid sellest voorust paari vastust, mis sealt tuli arutelu mõttes. Et tahtmata nii-öelda võib-olla mõttevoolu segada, aga näiteks üks aspekt, mida te võite kaaluda, et kui te neid ettekandeid, slaide või asju siin vaatasite, et kui teil tekkis mingisugune tunnetus, et oot, aga see asi, siis näiteks see on äkki see tunnetus, mille peale see asi nagu see tunnetus tekkis, et võib-olla on kont, mida närida.
No minutike veel. Kuigi mitte mingisugust survet ei ole, siis tekitame ajalise surve peale, et pool minutit on veel järgi. Nii, aga ma arvan, võin tasapisi hakata seda vastuste lehte ette võtma võib-olla. Et võtame vastuste lehe juba tasapisi ette, on ju. Kaheksa vastust, väga hea. Nii, aeg on läbi. Kes veel kirjutab, see kirjutab väga hästi. Suur tänu. Me kindlasti võtame need vastused, mis on, paneme kirja ja paneme ilusasti kausta, et järgmine, kes edasi tegeleb, saab nendega kindlasti arvestada. Aga vaataksime korraks, mis see esimene vastus siin juures on. Jaa, et hinnapakkused ei pruugi tulla odavamad. Süüdistused võivad olla riigiabis, võivad. Ja olulised õigused on jäänud saamata küsimata. Absoluutselt need riskid on täiesti võimalikud, et seal tekivad, et need tuleb ära maandada kindlasti need tingimustega. Vaatame järgmist. Mida vähem omab riik, seda parem, las ettevõtted jäävad enamus õiguseid. Okei? Nii, andmete puhul andmete kvaliteedi küsimus uuesti kasutamisel. See on väga õige tähelepanek, et nagu Sütelus on, eks ole, et andmed ilma kontekstita on lihtsalt data. Nii on. Motivatsioon osapoolt erinev. Minu oma, tahan üksi särada ja see on igasuguste liiva läbirääkimise väga on levinud, jah. Et see on kellegi lemmiklaps ja siis jäädakse sinna taha kinni tegelikult. Üks võimalus, kuidas tegelikult selliseid läbirääkimisi nii-öelda maandada ja jõuda mõlema osapoolele mõistlikule tingimus on see, et istuge ühele poole lauda ja mõelge välja, mis see ühine probleem on, mis te lahendate. Ja see on ju palju lihtsam, sest siis teil on nagu ühine vaenlane tegelikult ei ole enam nii-öelda tellija ja pakkuja suhtes, vaid te olete tegelikult nii-öelda koostöö suhtes. Ja siis see motivatsioon ka natukene muutub. Vaatame järgmist. Üks ja kaks vahel võib tekkida vastuolu ning ei pruugi olla koos realiseeritavad. Kui riik võtab vähe õigusi endale, aga teeb vabalt kättesaadavaks, mis on ettevõtte kasu. Ja siin paradoks on päris mitmed sisse kirjutatud ja sellepärast tulebki alati kaaluda, et kus on nagu mõistlik koht on ja nagu ma alati intellektuaalomandi koolitustel ütlen, et näiteks intellektuaalomandi valdkonnas ükskõik mis küsimusele vastus reeglina ainus õige on sõltub. Et nagu ka siin, et see on alati peab keegiga rahul olematuks. Hea selle, kes ütles, et hea kompromissi tunnus on see, et keegi ei ole sellega rahul. Nii, vaatame järgmist. Nähtavuse tõstmine, jaa. Selles suhtes, see on kusjuures hästi oluline sellist aspekti juures, et kui me teeme mingi repositooriumi kusagil, aga kellelegi ei ütle, et see seal on, siis samamoodi maha visatud aeg ja raha on ju. Nii, võtaks tasuta kasutusõigusi, telliks erineva IOGO komponente. Just. Nii. Võtame litsentsi kasutus, kui ettevõte lõpetab äri, arenduse peale teha teie soovib või soovid kalli raha eest. Ahaa. Selle jaoks on tegelikult võimalik lepingutesse sisse kirjutada nii-öelda esimese nii-öelda loobumisõigus näiteks on üks variant, et kui ettevõte läheb tõesti likvideerimisele, siis nii-öelda ta võtti sinna kirjutada, et tegelikult teil on nii-öelda esmane õigusele IP omandamiseks mingitel viisidel või siis muud sellised konstruktsioonid, et see on nagu IP võlu, et need intellektuaalomandi võlu, et neid konstruktsioone saab ehitada päris mitmesuguseid. Et jällegi turutingimused, mis iganes turg vastu võtab. Ja vaatame viimast. Ja alati tasub põhjalikult läbi mõelda, rääkida koostöö alustes. Absoluutselt nii on. Selles, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika kehtib siin ka. Nii, aga sellega on see workshop läbi. Aitäh kuulamast, et igasugune heitmeil ja tagasiside nii-öelda palun siis aadressile siin.kinas@teis.ee, et võtame selle hea meelega kõik arvesse ja üritame selle nii-öelda siis ka kõik kuidagi moodi ellu viia.
et ma pean ütlema, et nende samade põhimõtete koha pealt tundub, et momentum on või siis impulss on praegu hea, sest me näeme sedasama vajadust nii avaliku sektori asutuste poolt, me näeme seda vajadust ettevõtete poolt, me näeme seda vajadust tegelikult poliitikakujundajate poolt ja tegelikult ka ülikoolide poolt, et mul on tunne, et siin on võimalik ühte-teist praegu ära teha, kuna see tunnetus on ühiskonnas on olemas, et vajadust on. aga suur aitäh kuulamast ja nautige siis ülejäänud üritust.